Kui sobiv auto on leitud, siis enne kui autot üldse vaatama minna, saab igaüks teha väikese eeltöö ise ära. Maanteeameti koduleheküljel on võimalik teha autole taustakontroll. Selleks on vaja teada auto kere ja registreerimisnumbrit. Aus automüüja need reeglina ka ostjale avaldab. Sedasi saab esmase pildi auto Eesti ajaloost, läbisõidust graafikuna, liikluskindlustuskahjudest, ülevaatusest ja kindlustuse kehtivusajast. Kere poole pealt tasub autol jälgida, et autol ei oleks kuskil ebanormaalselt suuri uksevahesid, plekivahesid, et kõik liistud jookseksid omavahel ilusti kokku, üks ei oleks kõrgemal, teine madalamal. Tuleks vaadata, et autol küljed ei lainetaks. Seda on kõige parem kontrollida küljelt diagonaalis vaadates. Siis on kohe näha, kas on kuskil mõni kühm, lohk, muhk. Samamoodi tasub jälgida katust. Katus ilma katuseplekki vahetamata on autol kõige raskemini taastatav detail ning seda on reeglina plekseppadel väga raske sirgeks saada. Mootori puhul ei ole tavainimesel eriti palju tänapäevasel autol midagi vaadata. Põhimõtteliselt on vaja teada, kuhu lisada aknapesuvedelik, kus kontrollida mootoriõli. Kui mootor on pealt tolmune, aga kuskilt mingisuguseid märgi ega niiskeid kohti ei paista, siis see on tegelikult hea märk. Kui automootor on värskelt pestud, võib see viidata mõnele õlilekkele, mille pärast on automootor ära pestud, kuid see ei pruugi kindlasti nii olla. Kasutatud auto puhul on alati oluline jälgida rehvide korrasolekut. Rehvid võivad tihtilugu maksta rohkem kui sellise väikse pisikriimu eemaldamine, millele inimesed tihti suuremat tähelepanu pööravad. Eriti suuremõõduliste rehvide puhul, kus rehvi jooks võib maksta kordades rohkem kui kas või terve auto stange värvimine. Kui rehvidel on üks serv teisest tunduvalt rohkem kulunud, siis viitab see suhteliselt kindlalt erinevatele auto silla probleemidele ja see tähendab seda, et suure tõenäosusega selle auto veermik vajab remonti. Autosalongi poole peal on oluline kõikide nuppude kontroll. Et kas kõik need nupud teevad seda, mida neilt oodata oleks vaja. Alates elektriakendest, aknad on mõistlik alati kõik lasta lõpuni alla ja üles samamoodi. Et kas kõik see osa toimib. Samamoodi peeglid, raadio, kliimaseade. Kliimaseadme puhul on selline huvitav tähelepanek, et tihti kui kliima ei tööta või ei puhu külma, siis tuuakse põhjenduseks see, et kliimaseade on tühi. See on kindlasti õige, aga ta on tühi reeglina põhjusega. Ehk siis on seal katki kliimakadikas, ei tööta kliimapump või on kliimatorud lekivad. Ehk siis sellele probleemile tasuks alati rohkem tähelepanu pöörata. Samamoodi vaadata üle kõik istme soojendused, roolinupud, kas raadio roolinupud ja pärast proovisõidus ka kas püsikiirushoidu nupud. Mis puudutab visuaalset poolt, tasub jälgida armatuurlauda. Kas ta on kuskilt praguline, on turvavalja katted, ilusti siledad, on siia kuhugile puuritud mingeid auke. Augud võivad viitada sellele, et kui need on vähe, võib olla eelmise omaniku mõni mobiilihoidik. Kui need on rohkem, võivad olla seal kas takso või turvafirmade autode või ükskõik mõne muu operatiivsõiduki, raadiosaatjate ja kõige muu eemaldamise jäljed. Autoistmetel tasub vaadata, ega ei ole siin suitsukoni auke, kas istmed on kuskilt narmendavad, on nad katki, kas istme äär on ära istutud või ei ole, kas kõik need polstrid, parolonid on korras. Samamoodi tasub vaadata üle turvavööd, kas turvavööd käivad edasi-tagasi vabalt või hakkavad nad kuskilt pooma, ega nad kuskilt ei narmenda ja kõik muu selline. Proovisõidul jälgi, kuidas autol üldiselt käitub, kuidas ta kiirendab, kas on kuulda kõrvalisi helisid, tunda roolis vibratsiooni, kas auto kisub ühele või teisele poole. Samamoodi proovida, kuidas auto pidurdab, kas pedaal tallal hakkab vibreerima või ei hakka, samamoodi kas auto hakkab pidurdamisel kiskuma. Kõik see viitab teatud kulumisele või riketele. Vahel on kasulikum osta ka suurema läbisõiduga auto. Kuna paljudel autodel on hooldusgraafikus märgitud suur hooldus, mille käigus vahetatakse hammasri või mõni muu kulukas detail, siis kasulik on osta auto, millel kõik see on juba tehtud. Kui osta natuke vähem sõitud auto, millel kõik see kallis töö alles ees ootab. Kui auto on üle vaadatud ja tundub sobiv,
siis enne lõpliku otsuse langetamist soovitan kindlasti teha autole margilisenduse tehniline kontroll.